Hei, mina olen Kellu ja täna on mul proovida Kalevi šokolaadiküpsised. Ja see on jälle siuke klassikaline pakett, klassikaline maitse. Ma arvan, et vanavanemad teavad neid ka. Ja kunagi mina väiksena ka manustasin nendega, ma ei mäleta seda maitset enam üldse. Nii et ongi tore neid taas avastada. Et kõigepealt sa näed selles videos siis kokkuvõtet ja arvamust nendest küpsistest ja siis juba minu sükest pikemat, suuremat arutelu. Et head vaatamist ja head maitsemist ka. Aga enne kui me lahti teeme, siis ma tahaks öelda, et Kalev on targaks saanud ja pannud ka endale siis ilusad märgid, et need on säilitusaineteta. Ja siis siia teisele poole siis, et kui ühe küpsise ära sööd, siis saad 44 kilokalorit ja mingeid asju. Ehk siis 7 grammi suhkruid ja süsivesikuid 7 grammi, siis 2,1 grammi suhkruid. Niimoodi. Et hea on vaadata, mis sa siis saad siit seest. Aga teeme lahti ja proovime. Apsata. Tada! Klassikaline. See tuleb. See tuletab lapsepõlvele meelde mulle küpsise lõhna ja sükene muster ka. Seda küpsist ma väiksena kogu aeg. Aga hambad sisse. No ma ei tea, kas mul on lapsepõlve mõjutus või mis, aga mulle maitseb. Ma oleks peaaegu ütelnud üli hea. Et tükene, ta näeb välja nagu kõvem küpsis ja ammust võib-olla raks, aga ta ei ole tegelikult nagu hambaid lõhku. Ja koostis on tal täpselt siuke, et hea on kasta kohvisesse ja siis igal pool mahladesse ja piimasesse ja teha nendest kooki. Mina mäletan, et mul väiksena tehti nendest kooki ka. Hästi lihtne ja väga lihtsa kakaomaitsega küpsis. Väga maitsev tegelikult. Ma hea meelega sööks neid. Nii, vaatame siia ka. Nihujahu, suhkrusiirupid, kondenspiim, et see asi maitseks magusam ja kutsuvam. Säilitusaineid ei ole, natukene seesemi, seemned ja pähklid võib olla, sest arvatavasti nad toodavad need samal liivil, kus nad pähklitega müülevad. Aga nii, nende e-ainete kohta on midagi purutavat ei leidnud. Kui leian, siis panen video alla descriptionisse. Aga palmiõli. Ja ma tegin enne ühe video rosinaküpsistest, Kalevi omadest. Ja seal ma tegelikult rääkisin päris tõsist juttu, et palmiõli maailmas peetakse juba selliseks õliks, mille tootmisel tekivad jäägid, mis organismile on vähki tekitama mõjuga potentsiaalselt. Et see tekitab väga suuri küsimärke, kuskil seda veel ära keelatud ei ole. Palmimetsasid raiutakse maha nagu loogu, nii et see on süüline väga suur ökojälg, mis seal tekib. Ja minu mõte on siis see, et mina ei taha süüa asja, mis võib potentsiaalselt mulle kahju teha. Ja et sa võid mõelda küll, et me ei saa ju niimoodi, et tuulepulgas on ka mingisugused ained ja DNA igal pool toidu sees ja siis lõpuks me läheme hulluks ja sureme ja hulluks minemise kätte nagu varem ära. Tõsi, aga ma arvan ka seda, et mida rohkem me tervist hoiame ja püüame olla ratsionaalsed inimesed, püüame uurida, isegi sina, kui sa uurid, kas mu jutt on tõene, kas see palmiõli on tõepoolest nii hirmus, saad ise teada, see on oluline informatsioon ja sellepärast mina neid ei sööks. Otsiks midagi muud, kus ei ole selliseid aineid, mis mulle võivad potentsiaalselt halba tekitada. Ehk siis küpsise poodi, aga hind on tal hea, 59 senti, ma vaatasin teiste küpsistega võrreldes ka, täitsa okei. Need maitse hea, hind hea, aga see sisu on natuke vädi. Minu arvamus on siis selline, et kuna ta sisaldab palmiõli, siis tervise mõttes ja üldtervislikus mõttes ma panen talle
1 punkti ja 1 punkti. Ja siis maitse mõttes ma panen talle 5, sest see maitse tegelikult mulle meeldib. Ja maitse on vahva, et teda saab nagu toituda sisse panna hästi palju sellega nagu mängida. Aga üldine väärtus, kuna siin on palmiõli sees, siis ma ei pane sellele ka üle 1 punkti. Ja kokku ma sain 1,6. Täpselt sama palju nii nagu eelmised rosinaküpsised said. Ja tegelikult samal põhjusel, seal on palmiõli põhjusel. Nii et kaleviküpsised mul ei olnud ei vastu midagi, mul ei selle vastu midagi, mul see maitse väga meeldib, aga lihtsalt ma loodan, et äkki te mingil hetkel vahetate selle palmiõli siit välja. Ja siin on ka tegelikult üks artikkel kirjutatud, kus Kalevi kommunikatsioonijuht vastas, et miks need palmiõli on sees. Ja sellepärast, et seda koostist ei ole lihtne muuta, ilma et muutuks siis nagu nii-öelda selle küpsise nagu väärtus või see harjumus või et ta oleks nagu tuttav sellele tarbijale siis. Aga minu mõte on see, et kui sa toodad seda, sa ei tooda endale, vaid sa toodad kellelegi, näiteks mulle, kes seda sööb ja armastab seda süüa. Nii et ma väga loodan, et Kalevi küpsise tegijad seal Lätimaal ka ja Eestimaal, kui te näete seda videot, siis te mõtlete selle üle ikkagi mingil hetkel vahetada selle koostisosa välja. Selline minu arvamus siis nendest küpsistest tuli, aga uued head mõtted varsti jälle teie ees, neid kohtume pea. Tšau!